See Kanal 2 video oli päris koormav ja ärritav. See nende saade oli lohakas ja laisk. Kuid vaatame, kas TV3 suutis paremini. TV3 Mida toob aasta 2021 saate alguses räägiti kusagil 10 minutit, kui täpsed meie selgeltnägijad olid. Selle 10 minuti sees oli rohkem informatsiooni kui Kanal 2 pooletunnise saate sees. Nende saadete erinevus oli nii suur, et ka see video tuleb hoopis teistsugune. Suured erinevused olid, et välja jäetud kaadrid ei lisatud TV3-s. Ja saatejuht ei selgitanud täpselt, kui head me selgeltnägijad on ja millega nad täppi panid. Meie selgeltnägijad ise tagantjärgi õigustasid ennast ja selgitasid, mida nad tegelikult mõtlesid. Ja TV3 näitas vaikselt paari kaadrit, mis seda juttu just kui kinnitaksid. Sellel põhjusel on selle video struktuur järgmine. Alustuseks vaatame üle, kuidas selgeltnägijad tegelikkuses ikka nägid koroonat ette ja kuidas nad selgitavad seda. Siis vaatame, mida nad kõike veel peale koroona ette nägid. Siis kordame kiiresti üle, kui palju nad tegelikkuses reaalselt eksisid. Ja viimaks vaatame ka üle järgmise aasta ennustused. Igor Mang, Kirsti Timmer ja perekond Seedrid juba esimeses saates väidetavalt ütlesid, et koroona tuleb. Ja seda nende lausetega. Ja uus periood algab millega? Algab kriisiga, sest muidu ei tule muutust. Eelmises videos ma selgitasin pikalt laialt, kuidas see, mis nad tegelikkuses ütlesid, et kriis algab või kriisi ilmud algavad roti aastal ja saavutad haripunkt pühvli aasta keskel, ei klapi reaalsusega. See kriis või kriisi ilmingud algasid see aastal, mitte roti aastal. Kas see on mingi gripi uus puhang või on see mingi selline, mis puudutab inimeste hingamisteid, mis niidab väga paljud inimesed maha? Timmeri ennustus gripi kohta veel kontrollida ei saa, kuna viimane gripihooaeg pole veel läbi. Oma eelmises videos kasutasin ma eelmise hooaja statistikat ning see polnud minu poolt päris õige. Olgugi, et ma olen üpris kindel, et praegune gripihooaeg tuleb sama leebe nagu eelmine. Seda meie ettevaatusabinõude tõttu. Ent mürkima sellele võtta ei julge. Igal juhul, kui tuleb gripistatistika, siis saame parema ülevaate. Ma panen selle statistika äkki üles oma vastloodavasse Twitterisse. Videokirjeldus on täpsem informatsioon. Mis puutub aga koroonasse, siis aasta lõpus oli nakatunud 580 inimest 100 000 kohta. Sama palju kui kõige hullemal gripihooajal gripi nakatunuid. Seega ennustus läks puusse. Ei ole mingit ühte haigust, mis niitis rohkem inimesi maha kui tavaline gripp. Kui liita kõik külmetused ja koroona kokku, siis vast isegi on haigestumine hullem. Aga see tähendaks, et sa oleks pidanud ennustama mitut haigust, mitte ainult ühte. Kuid mis ma siin peenutsen? Ta ilmselgelt mõtles koroonat, seda uut ja ohtlikku haigust, mis meid terve aasta on kummitanud. Täpselt, koroona on meid terve aasta kummitanud, mitte ainult aasta lõpus. Selle osa, selle ajafaktori jättis TV3 millegi pärast mainimata. Mangi puhul lisas TV3 ühe vähestest endapoolsetest kommentaaridest. Nii et jaanuar on aasta esimese poole kõige raskem kuu. Võib ka mingid epideemiad olla. Jaanuaris oli Hiinas Wuhanis kõige hullem koroonapandeemia olukord. Jaanuar oli tõesti väga raske kuu Hiinale. Aga ei olnud ju, veebruar oli see kõige raskem hetk, kui koroona nakatunud oli kõige rohkem Hiinas. Ning tühja see Hiina. Veebruar ja märts olid need kõige raskemad kuud kogu inimkonnale. Ning tühja see aasta algus esimene laine, teine laine oli palju laastavam. Absurd! Ja ärme unusta, et härra Mang ütles, et tuleb rongiõnnetusi, tööstusõnnetusi, maavärinaid ja väikest epideemiat. Ta eksis ju kõigega. Edasi jätkame sellega, kuidas meie selgeltnägijad tagantjärgi koroonat ette nägid. Ja jätkame siis härra Mangiga. Mul tekkis uudishimu, sest ma näen sellist ühendust, mis kordub iga 500 aasta pärast, mida ta teeb. Ja tema ülesanne oli see, et lõhkuda vanu struktuure, vanu riiklikke struktuure,
märtsis on Neptun väga tugevalt uputus või ma kirjutan kohe, et epideemia levik on ilmselt, sest uputusel ja epideemial mõlemil on üks näitaja. See on Neptun. Selline ühendus ei kordu iga 500 aasta järel. Usu mind, ma vaatasin. Ajavahemikus 1500 kuni 1630 on Saturn ja Jupiter üksteisest möödunud 7 korda. Kõik korrad olid ülejäänud planeedid hoopis teistes kohtades. Selline on taevas aastal 2020 detsember. Selline aastal 1524. Ma ei hakka väikestest planeetidest rääkimagi. Kuid nagu me näeme, see Pluto, mida Mang nii tihti mainib, on hoopis teises kohas. Uraan ja Neptuun on üksteisest pea 1,6 miljardit kilomeetrit kaugemal. Rääkides sellest Neptuunist, siis ta sümboliseerib nüüd haigusi ja üleutusi, mis on väga põnev, sest et üle-eelmine aasta sümboliseeris ta ravimeid ja meditsiini. Ja meditsiinis kasutatakse Neptuni sümbolis, sest on seotud narkootikumidega, rohtudega. Kogu see asi on üldse väga naljakas, kuna Neptuuni ei tuntud muinas maailmas. See polnud lihtsalt paljasilmaga nähtav. Kogu see sümboolika selle ümber tuli alles 200 aastat tagasi. Ja räägime kiiresti neist tsüklitest ka. Aastal 2020 ei tulnud mitte mingit suurt maailmalõppu või korra muudatust. Ning seda ei tulnud ka aastal 1520. Kui ma mõtlen suurte maailma muudatuste peale, siis ma mõtlen Rooma langemine, must katk, reformatsioon, Prantsuse revolutsioon, esimene maailmasõda. No ei ükski klapi nendest sinu 500-aastase tsükliga ning taevas samuti ei klapi selle 500-aastase tsükliga. Ja kõige viimane punkt siin. Kui Neptuun tõesti sümboliseerib uputust ja pandeemiat, siis miks sa seda eelmine aasta ei maininud? Kuidas see uputus ja pandeemia on seotud tööstusõnnetuste ja maavärinatega? Villu Põllumaad polnud eelmises saates, nii et ma ei tea, kas jutt, mis ta ajab, vastab tõele. Aga teeskleme, et ta ajab õiget asja. Tema ennustus oli, et maikuul on planeedid Mars, Jupiter, Saturn ja Pluto üksteise peal, mida nad muide ei olnud, ja selle tõttu on koroona rahulikum, mis ta ka polnud. Augustil, kui Jupiter ja Saturn koos Plutot lahkuvad ja Mars hakkab aspekti andma, tuli pisik epideemia. Ja siis, kui Jupiter hakkas aspekti ise andma, tuli suur epideemia. Astroloog Villu Põldma sõnul näitas ka erakordne planeetide seis, et maailm võib olla millegi väga ohtliku meelevallas ning seda lainetena läbi kogu aasta. Suured planeedid Saturn ja siis Jupiter olid Pluto peal ja samal ajal Mars ka, need kõik 4 planeeti olid ühes koos. See tähendas küll, et midagi uut ja imelikku võib alata peale. Maiks-juuniks siis olid nad pealt ära läinud ja siis selleks ajaks siis tekkis vaheaeg. Teise laine algus oligi augusti keskel, kui Mars andis halba aspekti. Aga Jupiter hakkas siis uuesti aspekti andma, ta läks uuesti üle Pluto ja siis tekkis see kõrgpunkt novembrist alates. Nii et Mars tekitas niisuguse väikse laine, aga Jupiter kõrglaine. Alustame viirusest. Eestis oli esimene laine, mis saadi kontrolli alla maikuuks. Kuid see mikromarsi laine algas meil kusagil septembris, mitte augustis. Ja see suur teine laine, kus me praegu oleme, algas oktoobri lõpus, mitte novembris. Ning Eesti ei ole maailm. Need planeedid liiguvad mitte Eesti, vaid terve maailma suhtes. Ning kui vaadata kõiki inimesi siin planeedil, siis ei ole mingeid laineid, vaid on astmed. Esimene aste algas jaanuaris, siis märtsi lõpus, siis juulis ja siis oktoobris. Me vaatame siin, kui palju inimesi nakkus. Terve see aja sees nakkus pidevalt inimesi. Sinu mai madalseisus nakkus 100 000 inimest päevas. Need astmed, nagu mina neid kirjeldan, näitavad, millal nakkumine lihtsalt kiirenes. Ning siis planeedid. Ma lugesin astronoomia lehelt aspektide kohta. Sellist asja nagu halb aspekt või algaspekt nende sõnul pole. Ma arvan, et äkki sa mõtlesid siin planeetide retrograalset liikumist. See juhtub siis, kui planeedid tagurpidi liikuma hakkavad. Mida nad tegelikult ei liigu tagurpidi,
kuid meile tundub see, kuna orbiit jõuab nii-öelda kurvi ja hakkab korras kiiremini liikuma. Ma pole astronoomiat, astroloogiat õppinud, andke andeks. Mars hakkas tagurpidi liikuma 10. septembril ja tuli välja 16. novembril sellest ning Jupiter mais-septembrini liikus tagurpidi, seega see ei saanud see olla. Äkki mõtles ta aspekti all Marsi Jupiteri möödumist Pluutost, mis Jupiteri puhul juhtus 12. november ja Mars möödus Pluutost 12. märts. Kuid jällegi märtsikuus möödus Jupiter ka Pluutost korraks, seega mul pole õrna aimugi, mis see kuradi aspekt olema peaks, millest sa räägid. Ning viimaks, kõige lihtsam punkt sinu vastu, see ennutus tuli tagant järgi. Miks sa seda ei ennustanud aasta alguses? Ka Hiina astroloogias näitasid märgid, et roti aastal saavad just hingamisteed ja kopsud pihta, teadmata siis koroonaviiruse spetsiifikat. Rääkisime, et metalli aastal oli ju nõrgad organid, kopsud, näiteks hingamisteed. Oli restardi aasta, uue alguse aasta, visiooni loomise aasta, kriisi loomise aasta. Tuli rott, kraapis maa teistpidi, jooksis nagu suur kari üle, tõi kaasa igasuguseid asju. Ta oli ka selline uute juhtide esile kerkimise aasta ja ka kriisi juhtimine ja seoses sellega täiesti sellised uued juhid nii pluss kui miinus poole peal. Rääkisite või? Kuna mina küll ei kuulnud. Kriis, visioon, restart, tuleb rott, keerab raha tagurpidi ja toob asju kaasa. Jällegi peale koroona, mis algas see aastal, pole see aasta erilisi kriise olnud ja kindlasti mitte rohkem kui eelmistel aastatel. Mingit suurt restarti ma ka selle aasta kohta ei tähendaks. Visioon, mida see tähendab? Kas koroonakriisi plaanid? Või tuli see aasta mingi täiesti uus suund? Sest viimast ma küll ei ütleks. Kui ma kirjeldaksin mingit aastat visiooni aastana, siis 1917 Nõukogude visiooniga või 1789 kodaniku visiooniga. See aasta oleks pigem nagu stagnatsioon. Ning see teema viibki meid sujuvalt üle järgmiste ennustusteni, millega TV3 meeles selgelt nägijad täppi panid. Me võime sõjaväge näha tänaval ja me ei osanud tol hetkel seda seletada, et mis see tähendab, aga see sai vastuse. See oligi riikide see väga range korra kehtestamine, seda ka sõjaväe kaasamise abil, kui inimesed muud moodi ei kuuletanud. Sel aasta tuleb esile hästi palju niisugune sõna kui sõjavägi. Ta ei pea alati olema halb mõtte sõjavägi, sellepärast see on ka kord ja distsipliin. Kord ja distsipliin, seadusandlus ja seadusrikkumine ja inimeste kaitse. Tegelikult on energiat on nagu minutaks stagnatsioon. Kõik seisab, kõik on jääs ja kõik on külmunud. Et ka Eestile ei ole nagu seda liikumist praegu näha. Üldsegi, et midagi, tundub, et mitte midagi ei muutu, kõik seisab. Ma vaatasin mitu korda, mida toob aasta 2020 saadet ja kumbagi neist kaajustest seal polnud. Seega, miks see silt siin üleval on, ma ei tea. Kuid, kas te kuulsite seda, mis ta ütles seal? Tegelikult oli see aasta stagnatsiooni aasta, mitte visiooni, restardi energiat täis olev aasta. Ja selle tõestuseks näidati eriolukorra Tallinnat. No ilmselgelt panin nad ju täppi, kuna ma ise ju ütlesin, et visioon, restart ja see muu lurr ei kehti selle aasta kohta. Reaalsus aga on midagi muud. See aasta polnud restardi, visiooni ja muu lurri aasta, kuid see polnud ka stagnatsiooni lurri aasta. See aasta on nende kahe vahel. Majanduses jäid osad sektorid seisma, kuid teised kuumenesid üle. Poliitikas toimusid vangerdused nagu alati. Ja see ongi nende ennustuste tõde. Kui ma ütlen stagnatsioon, on mul tehniliselt õige, kuna kusagil majanduses on stagneerumine. Ning kui ma ütlen visioon, siis kusagil visioneeritakse midagi. Igal juhul on mul alati õigus. Ning kui sa ei mõtle selle peale, ja TV3 näitab neid ilusaid kaadreid Tallinnas, siis see petab sind ära küll. Mina proovin siin näidata, kui lihtne on neid ennustusi teha. Ning kui nendele mõelda, siis need ei pea kohe üldse tegelikult paika. Nagu see nende sõjaväe ennustus. Tuleb palju sõdureid nagu näiteks eelmisel aastal, kui Kaitseliit tegi suuri linnalahinguid, või kui Ameerikas rahutuste maha surumiseks mobiliseeriti rahvuskaart, või kui Süürias käis päris sõda. Ei. Neid 2 aastaid ei anna võrreldagi teise maailmasõjaga.
kui 10% riikide populatsioonist olid mundris. Aga kui TV3 näitab ühte kaadrit 3 sõdurist Pariisis, no see paneb kohe uskuma, et oligi sõduri aasta. Ning muidugi, kogu see sõduri jutt on tagant järgi lausutud. Lisaks pandeemiale nägid selgeltnägijad üsna täpselt ette ka valitsuskriise ning Mart Helme lahkumist ministrikohalt. Aga Ratasel on mitu hobust sees. Tal on mitu hobust sees. Et vaene mees, et ta võib täiesti ulmedi kappama hakata, aga küsimus on see, et mis suunas ja kuidas, et kas saab pidama. See kaader oli algses saates, kuid ma ei rääkinud sellest, kuna see oli nii mõttetu. Mida ta täpselt ennustas? Ratas võib täitsa kappama hakata. Mida see tähendab üldse? See tähendab, et mis iganes juhtub, on neil õigus, kuna selle lause sees oli sõna võib. Ning nagu me teame, ei hakanud Ratas kappama. Ta on täiesti rahulik ja kaine mõistusega tänini. Skorpionitel on järske pöördeid, järske muutusi, järske välja astumisi, aga meil valitsuses on väga tähtsal kohal skorpion. Skorpionitel tuleb väljaastumisi, pöördeid ja väljaütlemisi. Valitsuses oli aasta alguses 15 ministrit, neist vaid 1 oli skorpion. 3 olid vähid ja 2 olid lõvid. Domineeriv tähtkuju peaks olema nagu vähk, kuna kõige rohkem oli neid valitsuses ja peaminister, kõige tähtsam minister on ka vähk. Aasta lõpuks 5 ministrit enam valitsuses polnud. 1 skorpion tõesti, 1 kaljukits, 1 lõvi, 1 kala, 1 neitsi. Väljaütlemiste osas oli tõesti meie skorpion Helme natuke sõnakam kui teised. Aga samuti oli ka noorem Helme, vähk väga sõnakas ja Reinsalu sõnn samuti. Pöörded siis. Nimetage mul 1 pööre, mis valitsuses juhtus. Kuna ma küll ühtegi ei tea. Ministrid ja kantslerid tulid ja läksid, kuid mingit rõivaselaadset pööret ju polnud. Seega Mang ei näinud mitte kui midagi ette. Ta lihtsalt hämas niisama. Для государства, для политика следующий год очень тяжелый. Seda lauset ma ka esimesse videosse ei pannud, kuna see ei andnud mitte kui midagi. Ning see siiamaani ei anna mitte midagi. Mul pole õrna aimu, mida see raske tähendama peaks. Vaata, Rõivasel oli raske. Laaril oli raske. Ratasel on keeruline, kuid võimatuid lahinguid tal ees ei olnud. See oli päris keeruline aru saada, et kui mu käest küsiti, kas kuidas läheb Uku Suvistel Eurovisioonil, siis et kas tema läheb Eestit esindama, siis kui mina nägin, et jaa, Uku võidab Eesti laulu ja läheb Eestit esindama, aga ta nagu ei lähe Eestit esindama. Kuulsite jah? Saab, läheb, võib. Sinu käest küsiti konkreetne küsimus. Olgugi, et sa konkreetset vastust ei andnud, ütlesid sa, et ta läheb. Tagant järgi ei saa vastust muuta. Inimesed muidugi korjavad igasugust varandust, kõike selline korjamiskirg, sest ütlesid saadaks aru, et võib minna vaja ja kokku hoid. Kas inimesed ostsid poed tühjaks? Jah, korraks, 2 päevaks, kuid ülejäänud aasta poodide käive vähenes ja mingit suurt varumist pärast algset paanikat ei tulnud, seega härra Mang eksis siin. Ja vaat on selliseid sündmusi, mis kutsub esile emotsioone, et kas tõesti uskumatu. Следующий год не простит вам страхи и бездействия. TV3 meelest tõestavad need 2 kaadrit midagi, kuid mul pole õrna aimugi mida. Mida see kõik võib tähendada? Võib-olla mõtles Mang konservatiivide väljaütlemisi, aga see pole mingi ennustus. Kõik teadsid, et Helmed ei suuda oma suud kinni hoida. Ja mis tegevusetusest jutt käib, mul pole õrna aimugi. Ja ongi kõik. Rohkem TV3 ennast ei õigustanud. Kuid, nagu Kanal 2 jättis ka TV3 väga palju asju rääkimata. Aga mina ei jäta. Siin on ennustused, millega puusse pandi. Koroonakriis, selle ajakava ja selle olemus. Ning viimane hea aeg investeerimiseks pidi olema selle aasta alguses. Ilma ennustused täielikult jäeti välja.
ja ilmaennustused said minu poolt 0,5 punkti ja olid kõige täpsemad, mis on natuke huvitav. Maavärinad, tööstusavariid, väike epideemia, veebruari pinged valitsuses, pingeline suvi ja oktoobris väljaastumised. Mis ma öelda oskan? Eksiti ja eksiti palju, eksiti täielikult. Kui te pole veel aru saanud, siis on minu latt ennustamiste osas väga kõrge, kuid mitte ületamatu. Seda latti on ületatud teaduses juba sajandeid. Teadlased suudavad ennustada sekundi pealt, millal tuleb kuuvarjutus. Kui mang sama suudaks, siis see jutt, mis ta ajaks poleks enam häma. Oma teises videos ma selgitasin, mis on teadusdeduktiivmeetod ja kui tähtis seal on eksperimendi kordamine. Kui mangi ennustus täppi läheb ja ma tema meetodiga sama tulemuseni jõuan, siis pole ta jutt enam häma. Kuid nagu me teame, siis ta meetod on juba praegu täiesti vale, nagu ma tõestasin. Kui Timmer ennustab 10 korda Ott Tänaku tulevikku ja iga kord tulevad samad kaardid, siis ei ole enam tema ennustus juhuslik. Kui ennustatakse, et kõik skorpionid komistavad kell 14.00 1. jaanuaril, siis on Pauksonil tõesti mingid võimed. Aga ei. Ainult hämatakse praegu. Lõputu ring jätkub. Nii et meil tuleks kiiresti üle vaadata ka järgmise aasta ennustused. Kui 2020. aastaks keegi koroonat ette ei näinud, siis 2021. aasta puhul nähti ainult koroonat. Sellele vaatamata olid nende ennustused väga julged ja konkreetsed. Niivõrd konkreetsed, et äkki teen järgmine aasta sellest isegi video. Need ennustused on järgmised. Kirsti Timmer ennustas TV3 saates suurt muret kodudele, töökohtade kadu, majanduse üldist allakäiku ning et suvel sureb keegi väga tähtis, väga armastatud naine ning et tuleb ka väga palju lahutusi. Kanal 2 ennustas ta, et 2021. aasta tuleb uuenduste aasta, meelelahutajatel ja laevatöösturitel on väga halb aasta ning kuni sügiseni ei muutu tööturul mitte midagi. Kinnisvaraturg kukub kokku, suvel ja sügisel koroonat pole enam ja tuleb väga palju lahutusi. Ning meie uus president tuleb tark, usklik ja hingeline inimene. Ning viimaks, et Eurovisioon tuleb ilma publikuta. Kanal 2 numeroloog Kai Tamm ennustas, et ühiskonnas tuleb väga palju muutusi ning et tuleb palju abielusid ja palju lahutusi. TV3 numeroloog Timo Reipal ennustas, et tuleb rohkem vabadusi alles kevadel, mais-aprillis tulevad suured muutused ning kõigil, kelle elu on seotud number 5-ga, tuleb väga hea aasta. Selgelt nägijad Igor Mang, Anzori ning Marilyn Kerro ennustavad, et jaanuarist kuni 9. veebruarini on meil väga raske ning novembris ka ning see on võib-olla koroona pärast. Haigus on meil terve aasta. Vaktsiin toimib vaid mõneks kuuks. Aasta tuleb väga sarnane eelmisega. Ning aasta on väga raske. Tuleb mingi uus haigus, mis on seotud verega ja mis on meestele väga ohtlik. Veebruar on kõige ohtlikum kuu. Selguvad mingid valed. Vaktsiin viibib. Mingi mees, kes on jumala staatuses, sureb. Ning mingid katastroofid tulevad veega. Aprill ja mai on ka väga ohtlik lennata ning sureb jälle väga palju inimesi. Kanal 2 tegi selget nägemist Oksana Karajev ning tema ennustas, et tuleb väga palju vaktsineerimisi. Uueks presidendiks tuleb mees, kellel on hallid juuksed, kuid on kiilanev. Ta on pragmaatiline ning emotsionaalne poliitik ning Eurovisioon tuleb piirangutega. Perekond Seedrid ennustasid TV3-s, et kriis saavutab oma haripunkti aasta keskel. Kuid muutused tulevad väga aeglaselt ning et üleüldine tervis käib kõigil alla. Astronoom Vilu Põllumaa ütles, et korporatsioonid, nii suured kui väikesed lähevad pankrotti ning naturaalmajandus teeb tagasituleku. Kuid Eesti elab kogu selle kaose üle. Need pole nüüd kõik ennustused, mis nad tegid, kuid need on kõige silmatorkavamad ning osasid neist saab pidada rohkem nagu loogilisteks järeldusteks. Aga juhiks ka tähelepanu sellele, et osad ennustused lähevad üksteisega vastuollu.
kui nad kõik tõesti tulevikku näevad, siis miks nii erinevalt? Fakt on see, et nad ei näe tulevikku, vaid proovivad loogiliselt ja üldiselt võimalikult tõe lähedale maanduda lihtsalt. Nüüd on selle teemaga mõneks ajaks kõik. Kui gripistatistika tuleb jagama seda teiega. Senikaua teen ma mõned videod tuumaenergiast, mis te võiksite kõik üle vaadata. Ma näen kõvasti vaeva nende videodega. Seal on plahvatusi, tuumakatastroof, animatsioone, kõik, mis tänapäeva lastele meeldiks. Ning 2-3 kuu pärast peale esimest 2 selgeltnägijate tuleproovi episoodi teen ma ka nendest video. Järgmise videoni.